Kui Eesti koondis sõidab Pariisi olümpial oma esimesele kohtumisele USA-ga, peatab ungarlasest treener Ferenc Konja bussi suure lokaali ees ja küsib, kes tahab veidi juua saada. Selgub, et ungarlane peab silmas klaasikest veini või šampanjat. Vanemad mängijad võtnud oma napsi ära ja see mõjunud hästi. Mängu eel trügivad meie meeskonna riietusruumi karikaturistid, kes mõne suletõmbega mängijaid paberile visandavad. Ameeriklased avavad skoori 15. minuti penaltist, mille sooritanud Leedu juurtega jalgpallur. Eesti domineerib poolaja lõpuni ja rakendab viimistletult kunstlikku suluseisu. Kui eestlased teisel poolajal väljakule jooksevad, hakkavad Leedu koondislased hüüdma Eesti, Eesti, Eesti ja Lass, Lass, Lass. August Lass on meie koondise väravavaht. Eestile kaasa elava publiku enamus kuuleb seda kui rah ja asub omal algatusel ka nii hüüdma. Pariisi ajalehed küsivad hiljem, kas rah on ülepariisiline spordihüüdkisa. Eestit innustab ka salk soomlasi. Eesti spordileht kirjutab, et meie mehed näitasid tehnilisi finesse ja nupukust. Kombineerimisel tehti täpseid kannalööke, mistõttu ameeriklased petetult ringi jooksid. Vabalööke tehti üllatusega. Heinrich Paal jooksis osavalt pallist mööda, kuna silmapilkselt järeltulev Elmar Kaljot löögi värava peale juhtis. Eestlaste paremat tehnikat ja kombinatsioonilist mängu märgib oma trükises ka aastakümneid hiljem Rahvusvaheline jalgpalli ja statistika föderatsioon. Eesti ülekaal püsib ja see toob tulemuse, kui teenime 68. minutil penalti. Elmar Kaljot lööb enne vilet ja põrutab kera üle lati. Korduslöögi eel keeravad August Lass ja Otto Silber värava poole selja. Pall tabab latti ja põrkab maha väravajoone ette. Ründajad on valmis tagasi põrkunud palliks, kuid olukord lõpeb meile fikseeritud suluseisuga. Viimasel veerandtunnil ameeriklased peksavad palli auti. Surve ei anna väravaat. Eesti spordileht kirjutab, ameeriklasi päästab lõpuvile. Publik ujutab väljaku. Lass haaratakse õlgadele, prantslannad suruvad meie mängijate käsi. Juubeldatakse, sest eestlased olid mängu kangelased, kuna ameeriklased väljalt kadusid, nagu oleks nemad suurelt löödud.